Targa liikluskorralduse projekt E265 hõlmab Eesti pealinna Tallinna ringteed, mis teenindab Tallinna lähialasid ja rahvusvahelist transiitliiklust. Eestis on see kõige tähtsam ringtee ja selle liiklussagedus on viimase 10 aastaga kasvanud üle 50%. Projekti raames rajati muutuvteabega liiklusmärkide süsteem Tallinna ringtee kilomeetritele 0–30 ja Veneküla turvaline veokiparkla. Tallinna küljel Venekülas valmis turvaparkla, milles on kohti kuni 104 kommertssõidukile. Tegemist on täiesti tasuta parklaga, kuhu pääsevad sisse ainult veokid ja bussid. Siin on olemas WC-d, duširuumid ja ka söögisoojak. Lisaks on siin olemas välipuhke- ja trenniala ja talviseks perioodiks lumetelingud. Lähiaastatel on kavas rajada ka külmveokitele mõeldud pistikud, et saaks müravabalt hoida kaupa sobival temperatuuril, samal ajal kui juht pausi peab. Eestis puudus seni veokite turvaparkla ja seetõttu rajati oluliste sadamateni viivate teede ristumispunkti Euroopa nõuetele vastav turvaline veokiparkla. Veokite turvaparkla on vajalik veokijuhtide töötingimuste parandamiseks ja ohutuks parkimiseks. Tallinna ringtee liiklust juhitakse siitsamast Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskusest, kuhu on koondatud liikluskaamerate, teeilmajaamade ja muutuvteabega liiklusmärkide info töötlemine ja juhtimisotsuste tegemine. Vastavalt siis ilmastiku ja liiklusoludele muudetakse piirkiiruseid ja info liiklustakistustest jõuab viivituseta teekasutajateni. Tallinna ringtee E265 ITS projekti raames paigaldati Tallinna ringtee kilomeetritele 0–30, kokku 61 muutuvteabega kiiruse hoiatusmärki, 17 suurt infotablood, 11 radartehnoloogial põhinevat liiklusloendusseadet ja 12 I2V terminali. I2V seadmete abil on võimalik panna otse taristu suhtlema sõidukitega, edastades neile operatiivset infot ees olevate liiklus- ja teeolude kohta. Samuti on võimalik koguda neilt andmeid teeolude kohta. Kogu süsteem on ilmaolude ja liiklussagedusega kohanev. Tallinna ringtee targa liikluskorralduse projekti ettevalmistamine algas juba 8 aastat tagasi, kui nägime ette liikluse hoogsat kasvu ja vajadust seal liiklust juhtida. Tegime mitmeid eeluuringuid ja taotlesime edukalt Euroopa Liidu CEF-rahastust. Projekti rahastusleping CEF-iga sõlmiti 2019. aastal ja tööd valmisid lõplikult tänavu, siis 2024. aastal. Projekti maksumus oli 5 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus oli 38%. Projekti viis ellu Transpordiameti meeskond koos paljude töövõtjatega. Töödega oli siis kokku seotud üle 30 inimese, keda soovin siin kindlasti ka tänada.